Mitmed noored ettevõtlikud televaatajad kindlasti jälgivad ka meie saadet praegu ja mida sa soovitaksid, et kui on soovi pealinna tulla, siis mis alal võiks kanda kinnitada ja siin ettevõtet pidama hakata? No kui kellegil on mingi väga äge ja kaasaegne ja mõnus idee, siis loomulikult esimese asjana soovitan ma meie erinevaid startup-induse võimalusi. Ehk me oleme koostöös riigi ja Tallinna Tehnikaülikooliga loonud sellise suurepärase struktuuri nagu Tehnopoli. Ja Tehnopolis inkubeeritakse igal aastal kümneid ja kümneid uusi startup-ettevõtteid ja väga paljud nendest lähevad ka tulevikus oma väga suurt elu elama, nii et selles mõttes kaasaegne ja tark majandus on Tehnopoli alati oodatud ja siin on Tallinna linna roll väga suur. Lisaks sellele, kes oskavad ilusaid asju teha, meil on loomemajanduse inkubaator täpselt samamoodi, kus erinevate elualade kunstiinimesed saavad inkubeeritud, et nüüd oma toodetele siis nagu öeldakse elujõudu ja starti anda nende loomeinimeste ettevõtlusele. Ja loomulikult kõik väärikad ettevõtted on Tallinnasse oodatud. Siin saab tegutseda, alustada, hiljem laieneda näiteks üle Eesti, teistesse piirkondadesse ja ütleme niimoodi, et Tallinna lauluväljak on suurepärane paik, kus ettevõtlust tutvustada ja tulemas ongi suur väga perspektiivikas algatus Kobarmessi näol, kuhu siis kõik erinevate eluvaldkondade ettevõtted tulevad kokku, et sealt algaks midagi suurt, mis muudaks maailma. No ega ma ise ka nüüd pealinna poiss just ei ole ja olen veidi jännis, et oskad sa, Aivar, soovitada, kuidas ma siit nüüd võimalikult kiiresti Vabaduse väljakut saaksin Tallinna lauluväljakule? See on ülilihtne. Sa minu selja tagant lähed, istud meie kaasaegse ühistranspordi peale, mis on selline ilus, suur biogaasil töötav buss näiteks ja sõidad lihtsalt otse nagu põhjasuunas ehk mööda mererannikut, kui vasakult kätt hakkab paistma meri, siis sa näed seda bussiaknast ja paremat kätt paistab laulukaar, ainulaadne ehitus maailmas. Neid on 2 tükki, üks on Leedus, teine meil. Laulukaare juures enam-vähem ükskõik, kus peatusest tuled bussist välja ja lähed tipa-tapa ja oledki meie kõige pühamas paigas, kus me laulsime ennast vabaks. Ja ma arvan, et seda kohta tunned sa ära juba ka siis, isegi kui sul Tallinnaga mitte mingit seost ei ole. Tundub väga lihtne, aitäh hüva nõu andmast ja jõudu tööle! Sullegi kõike ilusat! Ja tulge ikka Tallinnasse, Tallinnast kõik algab!